Kas me oleme valmis alustama või? Super! Nii, tere õhtust kõigile! Arvamusfestivali vaata, et peaaegu kõige viimane asi. Ja me alustame oma arutelu siis digikukrust ja küsime, kas digikukrus peitub õnn ja armastus ja ma arvan, me võtame tegelikult sealt vähemasti alguseks sammu tagasi ja küsime, mis pagana asi see digikukkur üldse on, mida sellega teha saab ja kõik need, et me katsume, hea praktiline pealkiri on ja me katsume seda arutelu siis praktilisena hoida. Ma vaatan siin nägusid ja mulle tundub, et oht on reaalne, et läheb ka veidi tehniliseks. Ehk kui on kellelgi huvi ja tahate küsida midagi muud, teil on oma küsimused, oma täiendused, oma kommentaarid, mis teil iganes on, Mentimeetrisse saab need panna, kuskil on link, palun, QR ja kood, et võite saata tekstina ja meil on siin ka mikrofon. Ja mina eelistan isiklikult alati, kui inimene võtab mikrofoni ja küsib, siis on nagu huvitavam ja kõik kuulevad ja on nagu rohkem vestluse moodi. Kes ei taha, pange Mentimeetrisse ja siis ma aeg-ajalt saan neid oma telefoni ja siis vaatan nad üle. Meil on 3 panelisti, me hakkame arutama ja meil on siin tarkvara ja identiteet ja Eesti Pank. Ja ma hakkan neid tutvustama Rainer Olt, kes on Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhataja. Tere! Meil on Mattias Lass, kes on küberneetika tarkvaraarhitekt. Tere! Tere! Ja Riho Kurg, kes on elektroonilise identiteedi ekspertkonsultant ja kunagi töötas Riias. Tere! Tere! Mitte veel, isegi suhteliselt hiljuti töötasid Riias. Suhteliselt hiljuti, jah, veel juulikuus. Okei. Digikukkur on selline, kas see on Eestis välja mõeldud sõna, et see kukkur just peaks olema see või? Jaa, see kukkur on naljakas sõna. Kukkur on õnnetuseks Eestis välja mõeldud. Miks see õnnetuseks? Nii väga lahe sõna. Jaa, sellega on tegelikult, juba tegelikult story time, et minu suur lootus oli see, et see digikukkur ei hakka lendama. Ehk siis, kui me tegime oma esimesi hankeid ja uuringuid, siis analüüse, siis me ikkagi rääkisime identiteedi taskust. Kas sul lootusid, et digikukkur kui projekt ja asi ei hakka lendama, mis see sõna? Ma lootsin, et digikukkur on hea nunnu sisemine projekti nimi. Okay. Sõpradele, eks? Ja ka siis tuli välja Eidase eestikeelne tekst ja seal oli digikukkur. Ja ütleme niimoodi, et juristide ja ametlike tõlkidega mul ei ole mingit huvi, mingit vaidlust üles võtta. Järgmises hankes nimetasin digikukkuks. Ja nii ta on ja loodetavasti ilmselt niimoodi jääbki, sellepärast Eidase tekstis sees nüüd. Jah, et nüüd on juba ametlik, on ju. Ja, kusjuures oleks võinud halvemini minna. Nii? On olemas inimesi, kes nimet seda digipaunaks. See on veits kehvem. Ma mõtlen, et vaata, kes on iganes, on, ma ei tea, maja ostnud või korteris remonti teinud, on ju, et siis mõned asjad jäävad nagu väga viimaseks, tüüpiliselt need juhtmed lakke, on ju. Ja siis sa keerad sinna need põrandal istud, on ju, aga lakkes on, mina olen küll igal pool kogu aeg pannud neid ehituspoest ostetud, lihtsalt neid pirnipesasid, on ju, et las ta valgustab, et kohe paneme sinna lambi, on ju, siis sa vaatad 1,5 aastat hiljem, ta on ikka seal. Et ma arvan, et selle ajutise kukru nimega sul läks samamoodi. Inglis keeles Digital Identity Wallet. Täpselt niimoodi. See on see huvitav erisus, vaata, kukkur, eestlase jaoks justkui tähendab nagu rahakotti, eks ole. Aga inglis keeles ta on ikkagi väga konkreetselt Digital Identity Wallet. Mis ta on siis? Täpselt niimoodi, et minu meelest ongi sellepärast, et digikukkur on hästi segadus saab eesti keeles, et identiteeditasku oleks olnud lihtsam. Jällegi minu meelest, aga kes olen mina, et vaielda, et kui ta on siis õnneks, ei ole kukkur tänapäeval eriti laetud termin, teda kusagil mujal keegi kasuta. Nii et on võimalus ta nii-öelda tagasi tuua, aga kuidas seletada inimestele, et palun installeeri enda telefoni kukkur, see jääb ilmselt ka jällegi challenge'iks kommunikatsiooni inimestele. Känguru pildiga. Aga mis asi see digikukkur, kui sa peaks seletama mulle näiteks, Henrik, võt see on selline asi. Jaa, digikukkur on siis vastavalt nii-öelda Euroopa definitsioonile on Eesti mõttes elektroonilise identiteedi vahend, millega saab
teha autentimist ja millega saab anda digiallkirja. See on ID-kaart. See on ID-kaart. See on ID-kaart ainult et telefonis. Ütleme siis niimoodi, et see on moodne mobiil-ID. Eestlase jaoks on see moodne mobiil-ID, sellepärast meie praegune mobiil-ID on vanamoodne. Aga tegelikult see jätkuküsimus on see, et kuna see on meil Eestis olemas, nagu sa ütlesid, ID-kaart, kõik teavad, siis miks me nagu üldse muretseme selle pärast, et et las nad siis teevad Euroopas konkurss, meil on siin olemas. Aga siin on nüüd selline asi, et me oleme praegu äärmiselt heas positsioonis, mis puudutab elektroonilist identiteeti Eestis. Igaüks on ju. Me teame seda, et meil on ID-kaart, meil on mobiil-ID, inimestel on üldiselt ja kõigil on smart-ID, eks? Ehk siis meil on Euroopa mõttes Narnia olukord. Meil on põhimõtteliselt enam-vähem erinevat asja. 3 enam-vähem erinevat asja ja see on hea, nagu ma ütlesin, happy place to be. Aga paneme tähele, üks nendest 3 on juba 23 aastat vana. Ehk ID-kaart. Kui paljud, lihtsalt publikule, et kui paljud inimesed kasutavad igapäevaselt kaardilugejat? Sul on kaardilugeja, Hendrik? Mul on neid isegi mitu, sest seda läheb umbes kord 3 aasta jooksul vaja ja siis ma kogu aeg ostan, sest ma ei tea, kus eelmine on. Just. Ma arvan, et enamus vist on nõus, eks? Ja. Nii, ID-kaart. Ülikauba asi käib, tõenäoliselt käib 10 aastat, 20 aastat veel. Kas ta käib igavesti? Ei tea. Meil on mobiil-ID, mille kohta me teame seda, et aastal 2027 sellisel kujul töötada me ei saa. Lihtsalt teame. Võime seletada, aga teame. Ja me saame, kas see on e-SIM-iga seotud või? Ei ole. See on seotud 2 asjaga. Üks nendest asjadest on e-SIM. Üks nendest asjadest e-SIM, lihtsalt tootjad ei tee enam selliseid SIM-kaarte, kus on sees eestlastele sobiv omadus. Sest see omadus on eestlaste poolt seal sees avastatud ja kasutusele võetud. Keegi ei hakanud tegema, samamoodi nagu kunagi ei hakatud tegema ID-kaarte selleks, et eestlased saaks sinna peale ehitada, ütleme, katkise RSA krüpto. Enam on terve siis. Aga lihtsalt me kasutasime ära nutikalt mingisugust asja, mis oli olemas. Kui tootjad selliseid asju teevad, see on ajas mõõdetav asi. Kui kaua tootjad teevad telefoni, kuhu sellised asjad sisse lähevad, on ajas mõõdetav asi. Ehk siis see sinu nimetatud e-SIM-i tulek. Teine asi on see, et SIM-kaart kui selline ei ole sertifitseeritav uute EIDAS 2 nõuete vastu. Ehk siis praegu olemasoleva SIM-kaardiga ei ole võimalik anda enam kvalifitseeritud digiallkirja. Kui seda ei ole võimalik, siis ta võib töötada veel, võib töötada, aga ta ei ole enam ametlik vahend. Ta ei saa olla ametlik vahend. Lihtsalt, tehniline võimalus, teine. Ehk siis, meil on üks vana vahend. Meil on üks vahend, mis saab kohe reaalselt vanaks, olematuks. Kolmandaks, meil on Smart ID, mis on ülihea lahendus. Ma ei ütle seda sellepärast, et lahenduse väljatöötaja firma esindajad on siin, on ju. Aga ta ongi nagu hea lahendus. Aga ta on 7 aastat vana. Kui suur on uskumus tehnoloogia maailmas, et 7 aastat vana tehnoloogia kehtib veel 17 aastat? Ma küll arvan, et kehtib. Võib kehtida. Yeah. Kui teda uuendatakse, eriti hea oleks see, kui teda võetakse laiemalt kasutusele, mis ei ole praktikas väga palju juhtunud, aga loetavasti kehtib. Aga see, et kõik inimesed kasutavad Smart ID-d, ID-kaardi lugejad ja ostavad ID-kaardi igal aastal uuesti, ID-kaardi lugeja. See juba näitab seda, et inimesed tegelikult tahavad mobiilis olevat elektroonilist identiteeti. Ehk siis see vajadus on meil juba olemas. Teiselt poolt, nüüd tuleb meil ka Eestile kui Euroopa Liidu liikmele kohustuslik
mingisugune digikukkur teha. Paneme tähele, et digikukkur, keegi ei ütle Euroopas, et, et tehke selline digikukkur. Nad ütlevad, et, et tehke selline, mis vastab meie nõuetele. On ju? Nad ei ütle, et kuidas peaks seda progema ja kuidas peaks mingeid asju tegema. Et ehk siis ülimõistlik on Eesti riigi poolt ühendada need kaks asja, nähes ette, et meil on vaja uut mobiil-ID-d ja meil on ka Euroopast tulenev seaduslik kohustus digikukrut Eestis pakkuda. Ehk siis see on üliloomulik vajadus, mida me peaksime tegema ja kuna meil on olemas Eestis 20 midagi kogemus mingite asjadega, ütleme niimoodi, et tänu sellele Rocca intsidendile enamus Eestist oskavad juba aru saada, et privaatveti on mingi oluline asi, on ju, eks? Sa, Hendrik, ei tea, kuidas töötab, aga sa tead, et see on oluline. No enam-vähem, jah. Jah, just. Enamus teavad seda, et see on oluline. Väga paljudes, ütleme, Euroopa Liidu maades privaatvõtmest inimesed räägivad väga harva võrreldes Eestiga. Ehk siis meil on olemas väga hea potentsiaal teha väga hea digikukkur. Selle asemel praegu teevad väga head digikukrut soomlased. Okei, oota, ma võtan paar sammu tagasi. Kas Smart ID vastaks põhimõtteliselt nendele Euroopa Liidu nõuetele? See ka mitte? Ei. No, Mattias, sa vist ei ole päris nõus või? Ei vasta. Ei vasta, jah? Nagu selles suhtes... Ma arvan, et Mattias, ma annangi Mattiasele miks ja kuidas ei vasta. Et olemuselt on kukkur täpselt samasugune süsteem nagu Smart ID, täpselt sama funktsionaalsusega. Aga Smart ID-s on tehnilistel põhjustel, see on natuke teistsugune süsteem ja see ei kvalifitseeru Euroopa uue õiguse mõttes kukruks. Okei, aga kukkur on, sa ütled, et ta näeb samasugune minu kui kasutaja jaoks, see loogika on samasugune. Mul on PIN 1 ident, PIN 2 allkiri, tuleb telefoni, sisestan koodi. Selle vahega, et kui sa Smart ID-d kasutad praegu ainult selleks, et oma isikut tõendada, ehk siis nagu ID-kaarti, siis kukrus võib sul olla ka teisi dokumente, nagu näiteks su juhiluba. Ehk siis on võimalik, et kukruga sa esitad näiteks mõnele sõidu rentimisrakendusele oma juhiloast juhtimisõigust tõendava dokumendi. Okei, aga nüüd lähebki juba keeruliseks. Smart ID, ma ei tee seda äppi ise ju kunagi lahti. Et ma ootan lihtsalt, kuni tuleb see notification, ma panen pinni on ju nii. Aga sa ütled, et see digikukkur, mul hakkab võib-olla olema telefonis äpp nimega digikukkur, ma teen selle lahti ja see on midagi nagu, ma ei tea, mul on iPhone'is on wallet, kus ma näen kaardid on nagu rivis, et siis seal, et sinna tulevad notificationid vajadusel, ma panen pinni, aga kui ma äppi lahti teen, siis paistavad seal ka mingisugused dokumendid näiteks. Täpselt nii. Täpselt niimoodi ja sellise asja on Mattiase juhtimisel Kübernetica valmis teinudki. Okei. Prototüübi. Siiski, aga jah. Ja kas see tähendab siis, et me need, et kui see nüüd tuleb, ja sellest me hakkame rääkima, et kas ta tuleb ja kunas ta tuleb, et need 3 asja, mis sa nimetsid, on ju, Riho, ID-kaart ja mobiil-ID, Smart ID, et need umbes üle öö kaovad ära, asenduvad digikukruga ja peavad ümber õppima. Ei. Selle mõttes, et ID-kaart, nagu ma ütlesin, et tõenäoliselt 20 aastat on kehtinud, aga me teame... Aga ta ei vasta tingimustele, mis me siis kasutame? Ei, ID-kaart jääb vastama tingimustele. Mobiil-ID, ütleme, kaob ajaloo hämarusse erinevatel põhjustel. Eks? Me võime teiselda, et ei kao, aga ta tegelikult kaob. Eks? Smart ID, mina ei näe põhjust, miks sa ei peaks siseriiklikult tehtima põhimõtteliselt igavesti. Ta on väga hea lahendus, on ju. Aga ta jääb alati siseriiklikuks. Kas need toredad asjad, mis Eestis on seaduses, mis meile meeldivad, et PIN 2 võrdub omakäelise allkirjaga, on ju, ma teen rendilepingut ja töölepingut ja kõike. Kas need selle digikukru puhul kehtivad samamoodi, et digikukru PIN 2 on seaduse mõttes samasugune nagu ID-kaardi PIN 2? Jaa. Me võime niimoodi öelda, jah. Tegelikult ju üks suur põhjus üldse, miks Euroopas seda asja hakatigi pushima, ajama, oligi see, et hetkel ei ole Euroopas töötavat süsteemi, kus igas riigis see, et sa võid Eestis midagi allkirjastada,
aga mine sa selle tõendiga, ma ei tea, Poola kas või. No tegelikult ka vastupidi, et allkirjastamise osas digikukkur ei too mitte midagi uut. Tehniliselt võttes, ütleme niimoodi, et jah, nüanssides loomulikult on ju, aga seal ei tule mitte ühtegi uut standardit. Ütleme, kes tahavad rääkida sertifikaatidest, need sertifikaadid ja usaldusahelad, need jäävad endiselt alles, kes tahavad ennast rääkida, need on väga väike inimesi, aga ma tean, et osad inimesed nagu tahavad rääkida. Aga jaa, et me võime täiesti vabalt kokku leppida seda, et PIN 2 jätkuvalt tähendab digiallkirjastamist, sest me oleme harjunud niimoodi. Rainer, kas ma nüüd ütlesin, et sinna võib-olla tulevad mingisugused pangakaardid või ma ei tea, mingi rahaline poole, see on nagu sinu maailm, et kui võib-olla see siis on või kui kindel see on või mis sinna pannakse või mida sinna ei panda? Jah, see raha teema, et kui me rääkisime siin, et ID-kaart läheb mobiiltelefoni ja juhiluba läheb mobiiltelefoni, digikukrus, tore oleks, et seal oleks raha ka. Sa tõid ilusti ja näite selle Apple Walleti, et sul on kaardid ja piletid igast asjad seal. Aga neid asju aetakse eri töövoogudes, et ma räägin natuke seda digieuro poolt korra lahti, et siis me saame sealt täpsemalt edasi minna. Ega digieuro loomise otsust ei ole ju veel tehtud, aga selle ettevalmistamisega tegeletakse ja sihid on hästi paigas. Ja ma tegelikult isiklikult usun, et see digieuro tuleb. Selleks on küll vaja veel õigusraamistik paika loksutada ja peale seda siis saab Euroopa Keskpanga nõukoguga otsuse teha, et nüüd hakkame tegema. Aga hetkel rääkides nendest 4 põhieesmärgist, mis võib-olla tänase aruteluga ka seostuvad, üks asi digieuro rahakotil siis tekib võimekus, et me saan salvestada raha enda telefoni, päris enda telefoni. Sealt järgmine oluline nüanss. Ma saan seda raha oma telefonis kasutada ilma andmesideta. Ma saan ühest telefonist teise. Kui ma saan sulle raha maksta, sina saad seda edasi kasutada ja tekib selline ilma andmesideta privaatne raharinglus. Sisuliselt me räägime sellisest, võiks öelda ka offline digitaalne raharinglus. Ja sellisel juhul, kui ma oma seadmest sinu telefoni selle raha saadan, siis tegelikult ega panka ei saadeta informatsiooni, kes maksis mille eest. Et me räägime tegelikult digitaalsel kujul maksmisest, mis on hästi sarnane täna sularahas maksmisel, kui ma võtaks 20 €, maksaks sulle mingi asja eest. Muidugi eks need summad jäävad väikseks, et alati tuleb tasakaalu koht leida ka turvalisusega, et vähendada pettusi, vähendada igasugust kuritegevust, et seal on tasakaalu koht ja inimesed tegelikult tahavad ka, et raha ei läheks niisama ju lendama. Üks oluline eesmärk on veel, kui praegu ma rääkisin, et seadmete vahel makse tegemine saab, ma alati ei ole sinuga näost näkku, ma tahan raha sulle kanda, siis sellisel juhul läheb ikkagi see raha läbi maksesüsteemi. Ja sellisel juhul näeb saajapank ja maksjapank seda infot, kellele ma maksan mille eest. Aga nüüd on oluline nüanss, et keskne süsteem ehk siis keskpanga süsteem ei näe seda informatsiooni. Et see informatsioon liigub selliselt, et keskpank ei ole võimeline seda infot nägema. Ja see on tegelikult süsteemi tasemel innovatsioon, et seda ei ole mitte kunagi varem tehtud. Praegu info liigub niimoodi, et keskne operaator või süsteemi haldur näeb ka informatsiooni, kaardiskeemid kasutavad seda informatsiooni igasuguse analüüsi tegemiseks ja tegelikult maksesüsteemid ka näevad, et on võimelised lahti võtma selle maksejuhise, kellele mida, mille eest sa maksid, aga seda ei tehta. Nüüd kolmas oluline siht, mida digieuroga tahetakse saavutada, on see, et inimesel tekib kindlustunne, et ta saab maksta üle kogu euroala ühtemoodi ja ta ei pea muretsema selle pärast, et kas nüüd kaupmees rakendab seal mingisugust miinimumsumma piirangut või on seal erisused kaartide puhul, et mida aktsepteeritakse, mida ei aktsepteerita, kas ma pean sularaha kaasas kandma, kas ma ei pea, et see kõik kaob ära, et see on see õigusraamistiku pool, et tekib selline ühtne kindlus ja ühtne lahendus üle kogu euroala. Me räägime siin 300+ miljonit inimest, et saavad kasutada digitaalset eurot ja digitaalset digieuro rahakotti siis ühtemoodi.
Ja neljas eesmärk, mis Eestile tegelikult on hästi oluline, ma arvan, võib-olla kõige olulisem narratiiv meil üldse, on see, et me suurendame ka kriisikindlust, sellepärast et kogu see süsteem on justkui täiendav rööpapaar maksete tegemiseks poes inimeste vahel, see on kaardimaksete ja sularaha kõrval. Need on eraldiseisev süsteem. Ehk siis, kui juhtub mingisugune rike pankade süsteemides või kaardimaksesüsteemides, siis inimene saab oma telefonist, mis on tal alati kaasas, oma makse ikkagi ära teha. Et seal on võimalik ümber lülitada ja see alternatiivid on olulised tänasel päeval. Et me ei räägi siin, et tuleb digieuro ja kaob sularaha ära või kaovad kaardimaksed ära või kaob tavaliselt pangaülekanded ära, ei kao. Lihtsalt tuleb üks rööpapaar juurde ja tegelikult see rööpapaar või maksete kiirtee võiks isegi öelda, et see on nagu tee maksuta, et inimestele maksete tegemine on tasuta ja tegelikult seal ei ole ka kaardiskeemi sarnaseid tasusi, sellepärast et see on kõik nii-öelda avaliku taristu poolt kinni makstud. Mul on juba praegu ka see mõttes digieuro, et ma näen oma eurosid valdavalt ju virtuaalsena, see on lihtsalt number ekraanil. Kas see digieuro, millest sina räägid, ei ole minu pangakontoga nagu seotud, et ta ongi mingi, kas ta on sama euro, et ma saan samamoodi porgandeid osta tema eest, aga et ta elab mingis teises kohas, mis ei ole minu pangakaart, mis ei ole minu pangakonto, et ta ongi nagu mingi omaette koht? Just, et pangakontol raha jääb alles ja tegelikult digieuro makselahendusi hakkab pangad pakkuma. Aga nagu ma ütlesin, et see raha, et sul on võimalik see oma telefoni näiteks salvestada. Ta istub eraldi süsteemis. Et see just tekitabki seda kerksust sinna juurde, et sul on teine süsteem. See on nagu, muidu ma võtan sularaha välja, mida keskpangana me soovitame inimestele, et võtke sularaha välja, et kui midagi juhtub, et te saate oma ostu poes ära teha või et teil oleks nädala sularahavvaru kodus, on ju. Et nüüd lihtsalt tekib juurde ka võimalus, et ma saan endal, kui mulle sularaha päriselt ei meeldi või ebamugav või keeruline ette saada või ma kardan, et keegi varastab selle ära või ma kaotan ära, siis ma saan sellega endale telefoni panna. Muidugi risk on sama, et telefon kaob ära ja kui ma olen telefoni salvestanud raha, et siis omadused on digitaalsel eurol sellisel juhul väga sarnased sularahale. Telefon põleb ära. Raha põles koos telefoniga. Just, aga seal ongi see erisus, et me ei räägi siin summadest, et ma kannaks kogu oma palga, siis paneks endale telefoni. Et see on, ma arvan, see erisus. Aga nüüd rääkides, et kuidas sinna identiteedi kukrusse võiks sobituda, et Euroopas on ka, digieurol on ka oma õigusraamistik tekkimas, mis tegelikult on hästi selgelt ka kirjutanud, et seda identiteedi kukrut siis peaks saama kasutada minimaalselt siis enda tuvastamiseks, maksete kinnitamiseks. Kui ma tahan kuskil kontot avada, et ma saan ennast siis tuvastada, ma saan selle digikukruga enda mingisugused tõendid panka saata, kui me praegu räägime, et välismaalased tulevad Eestisse kontot avama, kui keeruline see on, ja sa pead igast tõendeid tooma, või eestlane välismaal tahab kontot avada, et siis sa saad selle digikukruga seda informatsiooni seal ka tõendatult edastada ja palju lihtsamalt ja odavamalt ei pea notarisse minema tõendama ja nii edasi. Aga teine asi, et see õigusraamistik loob võimaluse, et juhul kui siis otsustatakse ja see, nagu Riho enne ütles, et EIDAS ütleb, mis on need tingimused, millele sa pead vastama, see, kuidas sa selle digikukru siis lõpuks lood, et see on sinu enda nagu teha ja otsustada ka. See on liikmesmaad peavad tegema endale kõige parema digikukru. Just. Ja see on valiku koht, et sa võid sinna tegelikult lõpuks sisse panna ka raha. Päeva lõpuks. Ajaraamid on siin erinevad, et võib-olla pärast kaotame. Aga mul on ikkagi see küsimus, et Riho väga ilusti seletas ära, et ohutu hulk põhjuseid oli, et miks me seda idendi osa peame tegema. Üks kaotab kehtivus, teine on halb, kolmas on üldse mingi erafirma käes, jumal teab, et teeme enda oma. Arusaadav, on vähemalt põhjused. See nagu rahasüsteem, tal on võib-olla oma selliseid küsitavusi, võib-olla veidi kallis kohati on ju, aga see infrastruktuur on ju pankade poolt, tegelikult ma ütleks nagu täitsa olemas, eks. Maksta saab, raha on, kaardid on, kontorid on, teenus on ju. Ülemäära tihti see nüüd ka maas ei ole. Pigem see on ikkagi nagu üliarv sündmus, et mis probleemi me selle digieuroga nagu lahendame, et miks Euroopa Liit on otsustanud minna kuhugi, kus kommertsteenus on olemas, täiesti laialt levinud, ülihästi toimib ja seda sinna turule. Mis see põhjus on?
Siin põhjused on erinevad, ma katan paar tükki ära, et ma arvan, et kõige paremini kõnetab ka see kerksuse teema kindlasti, kuigi sa ütlesid, et süsteemid ju liiga tihti maas ei ole. No ei ole vist. Tõsi ta on. Strateegiline autonoomsusega kõik need maksesüsteemid, mida me praegu enamasti kasutame, rääkides kaardimaksetest, nad ei ole liiga Euroopa põhised. Tegelikult Euroopa tahab, et meil oleks ka Euroopa põhised lahendused olemas, inimesed saaks neid kasutada oma maksete tegemiseks ja raha hoidmiseks. Ja siin nüüd arvestades seda, et inimesed sularaha kasutavad järjest vähem ja need makselahendused nüüd, Euroopas on palju, neid nii-öelda rööpaid on palju ja reegleid on ka palju, mis kõik on ilusti nagu ära ühtlustatud. Aga siis me jõuame jälle sinna punkti, kus pangad saavad lahendada, teevad selle lahenduse inimesele ära. Ja riigi piires need lahendused toimivad väga hästi, kui me räägime siin e-kaubanduse maksetest. Kõik teavad pangalink, oma pangast teen makse, maksan Prismas söögi eest. Aga nüüd üle-euroopaliselt need asjad ei toimi. Et ei ole võimalik mul Eesti makselahendusega minna Hispaaniasse maksma. Visa Mastercardiga ma saan maksta. Krediitkaardiga saad ja Apple Pay'ga saad, mis on omakorda kukub krediitkaarti tagasi ja sealt läheb siis raha. Just, et see on kõik nii-öelda Euroopa välise töötluse juures. Kui me räägime tavalisest välkmaksest, mis meil on nüüd hästi laialt levinud, et me oleme harjunud, et hetkega on teise panka raha kantud, siis seda ei ole võimalik algatada niimoodi. Aga oota, kas see ei pidanud olema midagi, mida see IBAN-i süsteem, mille me üle läksime, et me umbes sellepärast läksimegi, et nii saaks teha? Ei, see ma ütlengi, et need on kõik standardid, aga see, et kuidas see selle nii-öelda kliendi lahenduse, kuidas mul telefonis see töötab ja mida siis kaupmees vastu võtab, et see ots ei ole ära lahendatud. Ja seda ei ole turg suutnud ka tegelikult ära lahendada. Üle 10 aasta on tegelikult Euroopa Keskpank ja ka komisjon surunud seda, et nad lahendage ära. Aga nüüd, kuna seda ei ole suudetud teha ja ka see strateegiline autonoomia ja kerksus, need lisarööpapaar on nii tugevalt esile kerkinud, et siis ongi ka Euroopa Komisjon otsustanud, et nüüd teeme selle õigusraamistiku, loome tingimused, et tegelikult Euroopa Keskpank saaks siis ka teha otsuse, et loome siis, lansseerime selle digieuro ka. Et keskkond muutub, ootused muutuvad, mis võimalusi selle taristu peale, või see on avalik taristu päeva lõpuks, avalik teenus. Nagu ma ütlesin, et seal ei ole kaardiskeemi tasusi, seal ei ole maksete töötlemistasusi, et selliseid asju pankade käest ei küsita seal. Ja inimestele on kasutamine tasuta, reguleeritud saab ka see, et pangad või kaupmehed aktsepteerimisel ei maksaks liiga palju raha. Vaatame, et kõik uued asjad alguses tunduvad, et on ebamugav teha, aga võib-olla vaatame sellele asjale 10 aasta pärast tagasi, et siis on loodud midagi, mille peale saab kehitada uusi ja toredaid asju, et võib-olla see digikukkur lõpuks sisaldab ka seda raha lõpuks. Okei, aga mul on selline võib-olla veidi rumal küsimus, aga et mu raha elab minu pangakontol, mis on põhimõtteliselt minu identifikaator selles maailmas. Ja kui tulevad mingid Smart-ID või mis iganes mobiil-ID või ID-kaardi identimine, siis see sisuliselt elab isikukoodi peal, eks ole. Et isegi kui ma panen Swedbankis oma selle kasutajatunnuse, see tegelikult on ikkagi isikukood, lõpuks saadetakse see sinna. Et kas meil tekib siis nüüd mingisugune üle Euroopa Liiduline nagu identifikaator ka sinna alla või kuidas see minuga seotakse kogu see värk? Ei teki ja mina ütlen, et seda ei ole ka vaja. Et mingis mõttes see isikukood on selline hästi eestipärane asi. Selles mõttes, et eestlased on seda pakkunud väga paljudes muudes riikides. See on väga edukas. Me oleme rääkinud, käinud mööda maailma rääkinud. See on maailma parim asi, 1 ja 2. Absoluutselt. Olen ise ka rääkinud, tean väga palju. Ilma selleta ei saa mitte midagi teha. Selles see asi ongi, et ütleme niimoodi, et sellega on elu palju parem, aga põhimõtteliselt saab ka selleta. Saab, lihtsalt saab.
laias laastus Euroopas on nagu selle kukruga, kui nüüd selle kukru tegemistesse ja nendesse nii-öelda ühistöögruppidesse nagu minna, siis sellel kevadel nendes töögruppides, kus ma nüüd praegu siia olin, on ju, et tuligi nagu sellistele otsustajatele päris suure üllatusena, et küsimus unikaalsest isikukoodist kui isikuandmete osast on niivõrd polariseeriv, et see ei ole see, et otsime kusagilt kompromissi, vaid see on niimoodi, et 7 riiki ütlevad, et seda on meil kindlasti vaja. Siin ei ole Eesti üksinda. Seal nimekirjas on samamoodi, ütleme, Soome, kuigi Soomes on see teistmoodi, Soome, Leedu, Poola, Sloveenia, Tšehhia ja nii edasi, kes ütlevad, et et kuulge, seda on väga-väga vaja. Aga seal samas on 7 riiki, kes ütlevad, et seda ei tohi mitte mingil juhul tulla. Ja need 7 on päris suured riigid. Ja nendest 7 on üsna olulised riigid. Tähendab, see on nüüd ja tegelikult see kompromiss, mis nagu Kukrus on saavutatud Kukru puhul, minu meelest on see nagu väga mõistlik kompromiss. Eesti isikukood jääb igal juhul kasutatavana alles. See võib olla tehniliselt mitte nii elegantne, aga lõppude lõpuks arvutil, Mattias võib parandada, aga arvutil on tegelikult ükskõik, mis välja peal see isikukood on. Oota, aga kuidas ma siis nüüd teen, laen endale selle digikukru äppi alla, ütlen, et ma tahan, et saagu siia pass ja raha ja kõik asjad on ju, mille alusel ma siis ütlen, et mina olen mina? Eesti siseselt, kuna sinu pass ja enamus riigi tõendid, kaasa ka Eesti pankades väljastatavad tõendid, Eesti transpordiametis väljastatavad tõendid, need on kõik seatud isikukoodiga ja need sa saadki sinna. Ja see ongi fine. Ja pluss on lihtsalt see, et sa saad nad sinna Eestis, aga sa võid nad esitada Saksamaal. Ja see, milline on sinu isikukood, see tegelikult Saksa süsteemide jaoks on üsna ükskõik. Julgen väita, et see on ükskõik. Me võime sel teema diskussiooni avada, kui siin on publikus soovijaid, aga et ka praegusel juhul, kui keegi tuleb Eestisse kujuteldava Saksa kukruga Eesti süsteemidesse, siis meil ei ole kunagi alust eeldada seda, et see inimene teist korda tulles tuleb sama isikukoodiga, sest see on sakslaste otsus. Me võime eeldada seda, et me siin kind of saame nagu hästi läbi leedukatega, me teame nende põhimõtted ja leedukas tuleb alati selle leedu koodiga. Aga praktilises mõttes ei ole selle mitte mingisugust tähendust. Meie isikukood siseriiklikuna on ülihea asi. Võib-olla me oleme kohati natuke liiga klerikaalsed sellega, aga see on hea asi. Ei, seda ma usun, et see on hea asi, aga ma mõtlen, et rahvusvahelises mõttes täiesti tähtsustatud detail. Aga kui tuleb nüüd sakslane oma digikukruga, on ju, ma ei tea, läheb panka või jääb politseile vahele kiiruse üle, mis iganes on, esitab oma selle digikukru, kas selle digikukrul on ikkagi mingi unikaalne idee või on ta lihtsalt nagu Hans Müller ja tuleb 3 aasta pärast on ta jälle Hans Müller ja võib-olla kui on Saksa motorratturid, siis on üldse 6 Hans Müllerit seal. Jah, niimoodi on, aga see on täpselt samamoodi ja kui see Hans Müller tuleb oma uue välja antud juhiloaga ja see ei muuda jällegi Eesti süsteemide mõttes, reaalse pädevuse mõttes, politsei jaoks ei ole tegelikult oluline, et see sama Hans Müller sai eelmise aastal ka rahvi. Ja, aga kui tal on Eestis mingi pangakonto ja ta on lihtsalt Hans Müller, ta tahab sellele ligi saada, siis see võib päris huvitavaks minna. Ja see on nüüd juba täiesti teine teema, et kui me räägime nagu pankade onboardimiseks, siis jah, isikukood annab sinna juurde, aga pangad nõuavad juba AML-i põhjustel rahapesu reeglite ja tunne klienti reeglistiku põhjal. Nad nõuavad lisainfot nagu nii ja see lisainfo tuleb tegelikult kuklus kaasa. See lisainfo, mida pankadel on vaja. Pankadel ka tegelikult, ega pankadel ei ole vaja seda isikukoodi. Neil on vaja, et nad saaksid nagu tõese info kliendi kohta.
Saksa panga jaoks ei sisalda Eesti isikukood mitte mingisugust lisaväärtust. Küll aga sisaldab tema lisaväärtust näiteks mingisugused muud tõendid, mis talle Eestist on väljastatud. Okei, aga selle nii-öelda äpi, ma ei tea, käivitamise hetkel, mis iganes, kuidas see käib, on ju, et Eestis täna Smart-ID ma pean siduma põhimõtteliselt Smarti mobiil-ID-ga, on ju, et ma kinnitan nii-öelda mingi teise asjaga üle, et mina olen mina. Ja. Selle asja installeerimise hetk. Täpselt. Ja aga digikukrus selles mõttes, et ma tean, et Mattias võib seda rääkida umbes 2 tundi, aga ma arvan, et ta liigib siia paari lausega. Et tegelikult need registreerimise protsessid jäävad täpselt samasuguseks, nagu täna on mobiil-ID või Smart-ID-ga. Samamoodi selleks, et ennast Kukru kasutaks registreerida, sul on vaja alguses ID-kaarti. ID-kaardiga saad sa võrgus registreerida, tõestada ära, et see olen mina ja siis sa saad Kukrusse nüüd uue tõendi. Võib-olla on ka variant, et näiteks Smart-ID-d sa saad teha pangakontoris. Võimalik, et ID-kaardiga tulevikus on samasugune variant või politsei ja piirivalveameti esinduspunktis. Tulevikus kindlasti tekib ka see võimalus, et kui mingisugused inimesed mingil põhjusel ei ole ID-kaarti, siis talle on ikkagi võimalik Kukrut väljastada näiteks politsei ja piirivalveameti osakonnas või välisesindustes. Või räägime siin e-residentidest. Okei, no ma saan aru, Eesti puhul see on lihtne, eks ole, kuna meil on see digitaalne infra olemas, aga kuidas sakslane selle sinna saab? Iga kord 6 telefoni ostab minema kuhugi politseijaoskonda äppi tõmbama või? Ei. Selle mõttes, et ka Saksamaal ja tegelikult see on üks probleeme, mida mitmed liikmesriigid näevad nagu põhilise probleemina. On olemas erinevad meetodid kaugtuvastuse teel enda identiteedi tõestamiseks, milleks ei ole väga häid standard ja väga häid meetodeid, aga suures osas saavad nad ikkagi seda isikut nii-öelda taas tuvastada mingite muude andmete põhjal. Gaasiarve põhjal. No gaasiarve tähendab, et kuidas nad seda erinevatel juhtudel teevad, on erinev. Ütleme näiteks austerlased tänu sellele, et neil tuli wallet, tänu sellele austerlased avastasid seda, et ma peaksin endale ID-kaardi muretsema. Sellepärast, et lihtsalt teeb minu elu mugavamaks. Et see võib ka tulla Eestis on nagu sedapidi, et meil on ID-kaart on nagu riigi poolt surutud taskusse. Austrias sama äge ID-kaart, aga kuna inimesed saavad aru, et kuulge, see, et ma saan nagu seda ID-kaarti kasutada üle NFC mobiiliga ja see suhtleb minu mobiilis oleva walletiga, ma saan teha juhi luba seal näidata, on ju. See on päris hea põhjus endale ID-kaart teha. Ja niimoodi Austrias ID-kaart käima lükataksegi uuesti. Aga ma saan su jutust siiski aru, et meil Euroopa Liidus on palju liikmesriike, palju erinevaid arusaamu ja kultuure ja palju erinevat olemasolevat harjumust ja infrat, et siis see ongi veidi nagu udune süsteem. Selles mõttes ongi, et mis on selline asi, mida ma olen pidanud selle aasta jooksul väga palju nagu rääkima seda, et digikukkur ei ole mingisugune asi, mis meile tuleb kusagilt. Digikukkur on ikkagi see asi, mille peame tegema endale ise, milleks tulevad teatud mingid seaduslikud nõuded, regulatsioonid ja vajadused ja tehnilised protokollid, mis on kõik täiesti uued, millega meie tarkvaraarendajad näevad vaeva, on ju, aga me lahendame need ära. Et need asjad saavad nagu kõik tehtud, aga me peame tegema Eestis selliste kukku, mis vastab meie vajadusele ja kasutab ära meie võimalusi. Sellepärast, et kas või see sama asi, et selleks, et nagu saada Saksamaal enda kohta andmeid, ma ei tea, võib-olla ta peab oma kukruga minema kusagile notarisse või vallakirjutaja juurde, on ju. Eks meil põhimõtteliselt ta võiks need andmed saada, Riiast nupuvajutusega. Sellepärast, et need andmed on riigil olemas, need andmed tuleb lihtsalt vormistada õigesti ära ja anda välja, on ju. Näiteks kui meie teeme
pilootprojekti Transpordiametiga, kelle esindajad siin ka on olemas, et siis Transpordiametil on nagu väga lihtne väljastada Eesti mobiilset juhiluba, ma räägin tehniliselt väljastamist praegu, sellepärast, et nad on e-teenistus kogu aeg teinud. E-teenistused kõik käivad kogu aeg ära, järelikult niipea, kui on regulatsioon olemas, ei ole mingit tehnilist takistust väljastada juhiluba, autoregistreerimisdokumenti, ülevaatustööndit, mida tahes sinna samasse, anna ainult Kukkur, kuhu panna. Et need on need asjad, tänu millele on Eestis võimalik teha Euroopa parim Kukkur. Sest meil on olemas väga head tehnilised võimalused ja harjumused. Keskmine sakslane, rääkimata sellest, et neil ei ole keskset autoregistrit üldse on ju. Keskmine sakslane ei käi oma, ütleme, juhiluba uuendamas mingisuguses e-teeninduses on ju. Võib-olla ja meil on väga palju võimalusi, mida meil ei ole mõistlik maha magada. Oota, aga Rainer, kas vähemasti raha jaoks tekib mingi unikaalne nii-öelda pangakonto moodi ID sinna või kuidas ma seda raha saadan sulle? Sa mõtled nüüd digikukrus? Jah. No siin ma enne ka ütlesin, et võimalus on luua see digikukkur selliseks, et sinna saab panna ka näiteks digieuro sisse. Aga see tähendab seda, et see digikukkur, siis identiteedi digikukkur ja seda tuleks edasi arendada vastavalt nendele reeglitele, mis digieuro rahakotil saavad olema. Ja seal on ka ikkagi nii-öelda justkui nii-öelda nagu konto või unikaalne number, mis siis tuvastab mind, et see saab olema, aga see ongi nii-öelda selle algse, võtame selle identiteedi digikukru, arendame seda edasi järjekordsete reeglite, standarditega ja tekitame inimestele siis uue võimaluse, mida kasutada. Aga kas see raha pool siis on minu reaalse identiteediga seotud või ei ole? Ta võib olla nagu Bitcoini wallet, mis on lihtsalt üks number, kuhu kantakse raha. See süsteemis, aga seda lõpuks näeb see pank, teab, mis on sinu nii-öelda see number seal küljes, see personal identification. Keskselt seda näha ei ole, aga see inimesel on see oluline number ja kindlasti, kui see nii-öelda digieuro wallet või digitaalse identiteedi wallet tuleb, et siis see number, et taastada, et pääseda oma rahale ligi, et see peab hästi oluline asi, mida varundada. Ja seda ei saa niimoodi, et näiteks keskpanga juures on see info olemas, et keskpanga juures seda infot nagu olemas ei saa olla, sellepärast, et Euroopas on privaatsuse küsimus hästi oluline ja nii-öelda selle rohujuure tasemel DNA-sse on sisse kirjutatud, et tehaksegi kõik, et ei oleks võimalik niimoodi keskselt tuvastada neid asju. Kas on õige väite, et see nii-öelda digiraha on midagi, mida ma pangast ostan oma rahakotti? Jah, ma ei ütleks, et ostan, aga ma lihtsalt kannan. Ma ütleks, et see on nagu täna lähed automaadi juurde, võtad 50 eurot välja, digieuro rahakotiga, sa võtad pangast 50 eurot, paned endal sinna digieuro rahakotti. No see ei ole... Ütleme kasutaja vaatest, ma saan oma anonüümse raha, oma rahakotti, mida ma saan siis tarbida, mis ei ole keskpanga ega pankad poolt rääkita, kuidas seda kasutada. Selleks, et sa endale seda digieuro rahakotti saaksid teha, ma ütlesin, ma enne rääkinud liiga pikalt sellest, aga et pangad hakkavad seda inimestele pakkuma, et seal on makseteenuse pakkuja on alati vahepeal. Ja see makseteenuse pakkuja tuvastab sind täpselt samade reeglite alustel, nagu täna on pangakonto avamine. Ja ta teebki sulle selle siis digieuro rahakoti, sa saad sinna raha panna. Kui sa nüüd paned sellest rahakotist, meil on praegu ka
see Apple Wallet on ka rahakott on ju. No see on ütleme kaardikott pigem, mitte rahakott. Aga nüüd või no see digikukruga, identiteedi digikukruga on parem võrdlus, et meil on muidu kuskil andmebaasis on meie identiteet olemas, aga ma nüüd salvestan selle telefoni. Digieuroga on samamoodi, et on nii-öelda süsteemis on mul ka endal konto olemas, see 50 eurot istub seal, on ju, kui ma olen selle välja võtnud. Aga kui ma tahan, siis ma võin panna selle 50 eurot endale päris telefoni ja kui ma siis hakkan telefonist nii-öelda telefoni vaatama üksteisele otsa, on ju, ma ei tea, lülitame andmeside välja, et siis ma saan maksta niimoodi, et seda infot panka ei saadeta. Et siis ta on anonüümne. Sama nagu see muidu pank näeb, et sa võtad raha sularahaautomaadist välja, aga ega ta siis enam edasi ei näe, et mida sa sellega teed. Et no selliselt saab toimida. Ta on anonüümne tehing ainult sellisel juhul, kui ta minu enda seadmes ja ma teen sinuga tehingu üks ühele, siis on see anonüümne. Kui ma teen seda pangakontos asuvast välletist sinu välletisse, siis see ei ole anonüümne. Ja kui me nii-öelda meie seadmed omavahel kokku ei puutu, aga ma kannan sulle lihtsalt üle selle testi teises otsas, on ju, et siis ta läheb läbi pangasüsteemi, pank näeb informatsiooni täpselt samamoodi nagu täna panga ülekannetega. Siis on see teisitava ainult nii-öelda rahatähe numbri järgi põhimõtteliselt. No sinna läheb kogu see informatsioon, mis on makse ja saaja informatsioon, kõik need. Omavaheliste tehingute puhul on jah, et sa nii-öelda seadmes on see info, et sa näed, et sa kellelegi oled mingi numbriga midagi saatnud. Mattias, ma laseks sul nüüd särada, räägid, mis see küberneetika ja Eesti pool kogu selles asjas on, mida me oleme siin 46 minutit oleme üritanud aru saada, mis see on. Sul on mingi roll selles kõiges? Jaa, praeguseks hetkeks muidugi võib öelda, et mul pigem oli mingi roll selles samamoodi nagu Rihal. Et millega me tegelesime? Kuskil eelmise aasta... Miks nüüd oli? Ma jõuan selleni. Nii, okei. Millega me tegelesime, kindlasti see roll tuleb jälle, lihtsalt hetkel on võib-olla paus. Millega me tegelesime oli see, et küberneetika koostöös Riiaga, kus siis Riho tol hetkel veel oli. Eelmise aasta septembris alustasime analüüsiga, et mõelda, et mida see kukkur Eesti jaoks tähendab. Täpselt samamoodi enne oli küsimus, et kuidas oma dokumendi sinna kukrusse saad. Analüüsisime, et mida selleks tegema peaks. Jõudsime järeldusele, et tegelikult ärme hakka jalgratast leiutama, smartide on olemas, võtame asju samamoodi. Ning siis selle aasta alguses jätkasime me nii-öelda prototüübi arendamisega. Ehitasime siis valmis esialgse mobiilirakenduse, kuhu on võimalik oma dokumente sisse laadida. Esialgu siis ongi midagi ID-kaardi laadset, me ei kutsunud seda ID-kaardiks, aga funktsionaalselt on see väga sarnane. Selle dokumendi sees on su eesnimi, su isikukood, muud andmed, mida sa ID-kaardi pealt leida võiksid. Ning pilt. Vist isegi kusjuures pilti me sinna lõpuks ikkagi veel ei panna. Õige, pilt oli juhi over. Just. Ja siis lisaks ID-kaardile oli võimalik sinna ka siis lisada oma digitaalset juhiluba. Nüüd on küsimus, mida selle rakendusega teha sai. See siis, sa saidki neid dokumente sealt esitada peamiselt kasutades siis standardseid standardeid, mida siis Euroopa Liidus kavatsetakse hakata kasutama. Sa mõtled nagu esitada puht visuaalselt? Näistab telefoni ekraanil? Ma mõtlen esitamise ajal just seda, et kui sa logid nagu oma internetipanka sisse, et siis internetipangas sa valid, soovin logida sisse oma walletiga. Seda sai teha siis simoodi, et sa näiteks telefonis avad internetipanga lehe, sind suunatakse otse walleti rakendusse, walletis paned oma PIN-i sisse, et olen nõus, suunatakse panga leheküljele tagasi. Või siis sai ka teha nii, et sa omad oma lauaarvuti peal panga, pank näitab sulle QR-koodi, saad telefoni kaameraga seda skaneerida, avatakse walleti rakendus, samamoodi PIN 1 tagasi. Et nagu me oleme harjunud põhimõtteliselt juba olemasolevate vahenditega. Ja. Aga seda te ehitasite siis nii-öelda puht prototüübi korras või? Jaa, see oli prototüüp. Seal on, ütleme nii, et Riho siin vahepeal natukene rääkis krüptovõtmetest näiteks, et üks väga oluline küsimus walletite koha pealt on see, et kui meil on seesama füüsiline seade, telefon,
et siis kus hoitakse siin neid salajasi krüptovõtmeid. Et ID-kaardi peal on meil see kiip. Seal kiibi sees on turvaline riistvara. Selle kiibi Eesti riik ostab sulle välja, väga selge. SIM-kaardiga sama on tegelikult, et need SIM-kaardid, mida mobiilioperaatorid meile jagavad, need on tegelikult oma olemuselt need samasugused kiibid nagu ID-kaardis. Aga kui meil on nüüd telefon, siis siin igas telefonis ei ole sellist riistvaralist kiipi, kus võtmeid saab turvaliselt hoida. Ja kas Smart-ID-d kusagil hoitakse? Ja Smart-ID-d hoitakse. Täpselt see ka meie idee oli, et walletitega võiks teha samamoodi. Lihtsalt hetkel ei olnud veel riigipoolne huvi siis meilt seda Smart-ID splitki lahendust nii-öelda sinna sisse panna. Ja nüüd sa pead jõudma sinna, et miks sa tegelesid sellega ja enam ei tegele või et kas see ongi see, et sa tegid prototüübi, oli mingisugune hange, et vaatame, mis saab ja nüüd ei ole midagi? Ma suunaks selle küsimuse äkki Rihale pigem edasi. Saate äkki kokkuleppele, et mis siis tegelikult toimub? Ei, me saime selle prototüübi valmis ja siis nüüd on riigi kord edasi vaadata, et mis nüüd edasi saab. Kellega jätkatakse seda valeti arendamist? Korrektne ongi nagu see, et see RIA ehk siis on määratud kõiki digiturgu seonduvaid tegevusi ametlikult koordineerima ja RIA otsustab ka, mis sellest edasi saab. Okei, nüüd põhimõtteliselt peab riik selle kas ise valmis ehitama või kulutama hanke. Keegi Eestis peab selle päris lahenduse nüüd valmis programmeerima. Just, aga mis oli huvitav küsimus, et kas Eestis? Mina isiklikult arvan, et jah Eestis. Põhimõtteliselt on võimalik, et see progetakse valmis ka kusagil mujal. Kas see on majanduslikult mõttekas? Kas sellest tuleb hea lahendus? Ja kes sellest võidab? Ma ei tea, aga samas miks ka mitte, me ju tegelikult ka ID-kaarte ise ei tee Eestis. Okei. Me peame, kui palju me sellest Eestis peame nagu reaalselt ehitama? Kas kogu back-endi, kogu front-endi, disaini, koonid, kõik asjad või on midagigi sellest tsentraalne? Ja, tähendab, tegelikult on niimoodi, et keskselt on valmis tehtud nii-öelda protokolli pool ehk kuidas, et tagada seda, et kõik walletid, olgu ta Saksa wallet, olgu ta Eesti wallet, olgu ta Rootsi wallet, tulevad sinna panka Portugalis ja nad suhtlevad valdavad sama keelt, on ju, eks siis tehniliselt võttes kasutavad sama protokollistikku. Nüüd, kuidas see protokollistik on mingites maal realiseeritud, see on mingis mõttes on see vabadus, on tehtud keskselt mingisugused nii-öelda, ütleme, tehniline referentslahendus, mis põhimõtteliselt töötab, aga mida ei ole kunagi tootena testitud. Ehk siis, kui Kybernetica tegi meile seda prototüüpi, siis osa nende ülesandeks oligi see, et kasutage nii palju kui mõistlik ja võimalik olemasolevaid Euroopas tehtud neid referentstehiseid. Et ütleme, et ärge kogu jalgratast leiutage, vaid leiutage ainult nii palju kui hädapärast vaja. Näiteks soomlased otsustasid niimoodi, kuna Euroopa tehised võtsid aega, soomlased tegid ise oma jalgratta valmis. Soomlaste rakendus on mul ka praegu pidevalt testflightis uuendab telefonis ennast, iga kord näen, et näed, täitsa nagu ägedaid asju on tehtud. Ja nemad ütlesid, et meie teeme enda asja nii kaua, kui ühel päeval see Euroopa kood on piisavalt meie jaoks küps, siis me arutame, et mis me välja vahetame. Ja samamoodi on tegelikult oma teed läinud, ütleme, mitmed Saksa walletid, Austria wallet ei kasuta referentsrakendust, Belgia wallet osaliselt hakkavad sinnapoole minema, aga jah, et kõik need, kes alustasid oma walleti arendustega eelmisel aastal juba, tegelikult tegid nad ise, sellepärast, et need Euroopa tehised said saadavaks aprillis, oli vist niimoodi, Mattias? Ja, aprilli alguses. Jah, ehk siis
küberil oli väga vähe aega, et noh, et neid nii-öelda üle vaadata ja hinnata ja kasutusele võtta. Läks väga tehniliseks, vabandust. Ma üritan veel aru saada täpsemalt. Ma kujutan muidugi ette, et kui teha mingi paber ja öelda, et nii on ju, et 28 EU riiki või midagi sellist. 27. Okei. Pluss Ukraina, kes ka seda teeb meiega koos. Okei, no näed, saigi 28. Et nüüd on selline plaan, et iga 11 ehitab maja on ju, ühe maja oma riiki. Ja see maja on 5 meetrit kõrge, punase viilkatusega ja 6 aknaga. Et hakkabki pihta. Et no ma arvan, et me võime päris huvitavaid erinevaid nagu tõlgendusi sellest saada, eks ole? Tähendab, ütleme niimoodi, et jagatakse välja ka niimoodi ühine blueprint. Et ma tahan nagu liikuda sinna, et kas see on nagu mingigi reaalne lootus, et kui meie teeme siin, kas sina teed või keegi teine teeb, vahet pole, on ju, soomlased teevad, belglased teevad, rootslased teevad, on ju, kreeklased teevad midagi, igaüks loeb seda paberit, üks niipidi, teine naapidi. Kas on mingigi nagu päriselt nagu reaalne lootus, et see asi tõesti nagu üle piiride tööle hakkab? Mina ütleks niimoodi selle kohta. Need standardid ja eks ole, millele Riho viitas, neid kirjutatakse, luuakse. Ma arvan, et tehnilise külje pealt ei ole takistusi, miks ei võiks tööle hakata. Kui on mingisugune risk või põhjus, miks ei hakka tööle, siis see võib olla just see sama, millele sa enne vihjasid, nimelt see unikaalse identifikaatori teema. Ja see, et nende saksa dokumentidega Eestis tõepoolest ei olegi lõpuks midagi teha. Ehk siis see probleem ei ole mitte nüüd selles, et 27 riiki ehitavad erinevas keeles erinevat süsteemi. Ei, see on meil täna paigas, töötab, see sama arhitektuuri referents on paigas. Okei, need standardid ei ole veel lõplikult paigas ja valmis, aga küll nad saavad. Aga need protsessid, kuidas hakatakse riikide vahel dokumente tõlgendama, ma ei näe, et see oleks tehniline küsimus ja ma ei näe, et selles osas praegu midagi Valletiga väga palju paremaks läheks. Tähendab, ma lihtsalt lisaksin ka seda, et noh, et just nimelt sellega, et mis pärast ma nagu tean seda, mida mingites riikides tehakse, et noh, et paralleelselt on olemas eraldi nagu kasutusjuhtude projektid. Näiteks üks projekt, kus Eesti osaleb mobiilse juhiloaga, on 154 partnerit üle Euroopa. Seal on erinevaid kasutusjuhud veel, aga noh, mobiilne juhiluba on selline asi, millel, kus täna praegu, noh, mitte täna praegu Euroopa puhkab on ju, aga noh, juba maikuus hakkas nii-öelda, noh, ütleme, koosvõime testid. Ehk siis tulidki erinevate riikide inimesed oma walletitega, oma juhiload seal sees, vaatasin nii, kas saab esitada, kas saab kontrollida, kas saab politsei kontrollida, kas Bolti loeb seda juhiluba välja, kas ütleme ma ei tea, ütleme Rootsi mingisugune piirivalve äpp oskab lugeda Austria walletit. Et noh, et selles suhtes vabandust, et ma ei räägi nüüd piirivalvest, ma räägin, noh, see on juhiloa testimine on ju, kuna me osalesime ainult juhiloas. Ehk siis see, et erinevad walletid oma vahel juhiloa infot vahetavad, see testimine tegelikult käib. Ja mis on veel tegelikult nagu noh, ütleme, lisaväärtus on see, et nendel testimisel osalesid ka, ütleme, ameeriklased, jaapanlased, Uus-Meremaa, ehk siis see vähemalt, kuna juhiluba ei ole ainult Euroopa dokumente on ju, vaid on tegelikult nagu ülemaailmne vajadus, siis selline nii-öelda rist koosvõime testimine tegelikult praktikas toimub. Ehk siis ei ole tõesti vahet, et noh, et ütleme, kas selle koodi kirjutas, ütleme, Eestis küberneetika või Soomes ole mingisugune ettevõte, et neid asju on võimalik tegelikult ja testitakse praegu. Eesti nendest ei osale. Noh, erinevatel põhjustel, mida me siin ei käsitle, aga Eesti nendest ei osale. Meie lootus on see, et kunagi võib-olla hakkame osalema ja ikkagi, noh, ütleme, koostame oma hanked sellisena, et me nõuame seda ühilduvust. Okei, et kõigepealt teie testige ära ja siis me vaatame, et meie omaga ühilduks sellega. Küsimus teile kahele. Et kas me räägime nagu kahest erinevast nagu välletist või ühest, sest RIA lansseerib midagi,
sai otsa, mis mina räägin vähemalt pigem kontseptsioonist. Mina räägin, tähendab, ütleme tootest või Eesti riigi mõttes on digikukru realiseerimine RIA ülesanne. RIA sai selle ülesanne juulikuus sel aastal ja RIA selle ülesandega kindlasti lahendab. Kas ta kasutab nüüd ütleme varem tehtud prototüüpi, kas ta kasutab küberneetikat, kas ta kasutab midagi muud on ju. See on ütleme see juhtub nii nagu ta juhtub on ju, et seda me ei saa praegu teada. Aga et vähemalt ütleme sinu küsimus oli see, et meie siin Mattiasega räägime ikkagi ühest ja samast asjast, sest me tegime sama asja. Et me tegime Eestis ka mobiilset juhiluba koos Transpordiametiga, aga see maandus lõpuks sinna samasse asja, mis näitab tegelikult seda, et erinevad tarkvaraarendajad, kes tegid Eestis erinevaid asju, siis oli võimalik ühe tarkvaraarendaja poolt standarditele vastavat juhiluba panna teise tarkvara tegija poolt loodud walletisse. Ja see oli imeline minu meelest. Rainer, sul oli kommentaar. Ja lihtsalt, et oleks kõigile aru saada, sa mainisid ilusti, et neid kasutusjuhte on nagu palju, seal on panganduses, kliendi onboarding, maksete kinnitamine, dokumentide sissepanek, mis iganes. Eesti testis juhiluba päeva lõpuks ju EIDAS kohustab kõiki neid kasutusjuhte aksepteerima. Et see on see, mis paneb selle kogu asja nagu tööle lõpuks, et see sakslane siis loebki seda dokumenti ja eestlane loeb samamoodi. See tähendab seda, et meil Eestis ei ole mitte ainult võib-olla, ma ei tea, politsei või maanteamet või mis iganes e-riigi teenused või meil on pangad ja kõik, kes lõpuks peavad seda aksepteerima ja rakendama. Ja siin ongi nagu see, et igal juhul seda standarditele vastu, mida siin Mattias ka mainis, on, et igal juhul need isikuandmed tulevad sealt walletist või digikukrust siis välja, aga kas see süsteem, kuhu nad tulevad, oskab nende andmetega midagi mõistlikku peale hakata, see on nagu teine, see on nagu ütleme, teise taseme probleem. Juhiloaga on lihtne, juhiloa väljad meil on teada, juhiloa formaat on nagu kokku lepitud oma vahel. Isikuandmete formaat ei ole kokku lepitud. Sest tahtsingi öelda, et tegelikult on juba praegu see kohustus olemas Euroopa Liidu riikidel aksepteerida teiste riikide isikute dokumente. Ma toon ühe näite. Sa võid võtta praegu Belgia e-ID-vahendi ja logida sellega sisse Eesti e-portaali. Eesti e-portaal saab sellega hakkama. Aga sa ei saa seal portaalis mitte midagi teha, sellepärast, et tegelikult ei ole nende Belgia isikuandmetega meil siin midagi pihta hakata. Ja ma arvan, et Kukkur siin ei muuda mitte midagi. Kukkur selles ei muuda midagi. Ehk siis, mis on nagu, ütleme, realistlik stsenaarium on see, et inimene, kellel on see Belgia Kukkur, kui ta tahab saada Eesti riigi teenuseid, siis ta võtab sinna sisse lisatööndi, kus on Eesti riigi isikukood sees ja selle isikukoodi põhjal saab ta Eestis igasuguseid teenuseid, sest meile väga meeldib Eesti isikukood. Ja tähendab siis seda, et e-residentus kui selline saab sellisel küll Euroopa Liidu absoluutselt. Tähendab, ma nüüd, vabandust, automaatselt välja Belgia ID-kaardiga kasutage tähendab, siin on nüüd, ma lähen nagu veel kaugemale oma pädevuse piiridest. Kunagi me pidime sinna jõudma, ajalooline hetk. Aga vähemalt vaata, ma nagu tajun, et ma olen nendest pädevuse piiridest sammu juba väljas, on ju. Aga see tähendab lihtsalt seda, et ka praegu, kui e-resident saab Eesti riigilt teenuseid, siis süsteemidest talle omistatakse tegelikult Eesti isikukood. Sellepärast, et Eesti riigi süsteemid ilma isikukoodita ei toimi. Aga lihtsalt praegu see isikukood ei ole nii nähtav. Ta võib olla nähtav, ütleme, teatud kontekstis, aga ta ei ole, ta ei pruugi olla seotud üldse sinu sünnipäevaga ja kõike seda. Aga isikukood talle ka praegu väljastatakse. Et kuidas see hakkab ühel päeval olema päris elus, sest seda kohustust, et liikmesriigi
wallet'id peaksid aktsepteerima kõiki võimalikke, ütleme, isikukoode või selle aseainet muudest riikidest. Seda nõuet tegelikult ei ole. Seda nõuet EIDAS ette ei näe. Kui me otsustame Eestis, et meil on siin nii ägedad riigiteenused, millele me tahame avaldada, näiteks anda välja mingisugust nii-öelda digiidentiteeti, siis see on lisavõimalus digiidentiteedi väljaandmiseks. See ju tegelikult sellest kasutatud, mida sina just nagu välja tõi, ei saa meie käest nii-öelda autentimise allkirjastamisvahendit enam, sest ta kasutab oma kaarti edasi. E-residentsuse vaatest nagu see kaardi väljastamise osa kaob ära, me anname küll isikukoodi talle välja, aga ta kasutab oma autentimise allkirjastamisvahendit edasi. Mattias, tahad sa? Ei. Rainer Noogus, kõige tugev. Tähendab, ma annaks publikule küsimus, sest see... Sul on küsimus? Okei. Ja, et selle digikukru olemust ikka tahan rohkem aru saada, et Eesti nii-öelda inimesele suure tõenäosusele õnn ja armastus tuleb, eks ju. Aga selline kasutusjuht, et ma annan digiallkirja digikukruga ja saadan Euroopa Komisjoni selle lepingu ja 2 kuu pärast tuleb mulle vastust, et kuulge, aga saatke kuidagi PDF-il allkiri ka ikkagi. Et kas selles osas mingi muutus tuleb või see on kogu digikukru, kogu EIDAS direktiivi põhiline põhjus, et selline jama ära jääks. Ehk siis... Aga kas jääb, sest EIDAS ju ei tööta, me teame. Ja, just. See on minu lemmikteema. Seda, et EIDAS 1 ei tööta, see on minu lemmikteema, kus ma olen tekkinud enda vaenlasi. Ja minu meelest on EIDAS 2 ja digikukkur on juba siis võitnud, kui selle võtab kasutusele 1 maa rohkem praeguse EIDAS networkist, siis on digikukkur juba võitnud, sest praeguses EIDAS 1 võrgustikus, kus allkirjastamine üldse ei tööta, kus autentimine töötab kind of 5 riigi vahel, siis minu silmis juba, see oli minu seisukoht juba enne Riiat ja ei ole muutunud ka pärast Riigas töötamist. Ja mul on kogu austuses kolleegidus, kes EIDAS gatewayd üleval hoiavad ja tegelevad igasuguste huvitavate SNG-de ja muude asjadega, et EIDAS 1 on läbi kukkunud projekt, EIDAS 2 kukub läbi hiljem. Kukub läbi hiljem ja see ei ole katastroof. Selles mõttes, et kui see tähendab selles mõttes, et me ei saa eeldada seda, et üks tehnoloogia on igavene. Ka meie see ID-kaart, me ütleme, et kind of igavene. Tegelikult ID-kaardil on 5 või 6 põlvkonda, mis on kogu aeg nagu muutunud. Mitte tema välimus ei muutunud, vaid ka oma tarkvara aga funktsionaalsus siiski on samaks. Ja? Funktsionaalsus on selles sama, et sa jätkuvalt kasutad PIN 1 ja PIN 2. Kõik muu on tegelikult muutunud seal kõgus. Ja. Aga ka see oleks olnud ka minu küsimus, et sa küsisid, eks ole, et saadaan kuskile mingi digiallkirjastatud asja. Digiallkirja niimoodi näitamine ja esitamine on täpselt kinni selles, et enamikus Euroopa Liidu maades ei ole olemas seda vahendit digiallkirja menetlemiseks, andmiseks või lugemiseks. Või teine ennus, kui see vahend on olemas, siis kasutatakse mingit sellist digiallkirja formaati, mis mingil põhjusel annab vale kontrolli tulemusena. Sest ka praegu on niimoodi, et kui mulle saadetakse ka, digidok näeb, et on välja antud, Belgias allkiri, mis on igatpidi tegelikult kvalifitseeritud õige allkiri, aga teatud tehnilistel põhjusel näidatakse, et nad ei saa seda kontrollida. Tegelikult seda kontrolli vajadust ei ole üldse olemaski. Digiallkirjade osas ei muutu kukru tulemusel mitte midagi, lihtsalt kõikidele tekib vahend korrektseks allkirjastamiseks ja kontrollimiseks. Juhul, kui neid vahendi kasutajaid on rohkem kui praeguseid ID-kaardi kasutajaid, siis me oleme juba võitnud Euroopa mõttes. Oota, kas siis meil tekib mingi digiallkirja konteiner ja formaat ja kogu see süsteem uus? Ei, digiallkirja, siin me läheme täiesti juba järgmisesse,
eneseurgu, kuhu ei tahaks minna. Mina olen proovinud Hispaanias saata digidokiga allkirjastatud faile, tulemus on väga lõbus. Ja sellesse see ongi, et kuna EIDAS 1 seab nagu normid ette digiallkirjale, aga ei sea ette norme digiallkirjastatud dokumendi esitusviisile. Ja me teame tegelikult ka siin Eestis, et meil on olnud D-dok, et meil on olnud B-dok, et meil on olnud praegune ASIC-anja. Ka meil Eestis on see tegelikult muutunud. Ehk siis juhul, kui lepitakse kokku mingisugune uut tüüpi, ma ütlen jällegi juhul, kui on ja eks, väga paljud maad armastavad allkirjastada PDF-te on ja. Ja selleks, see on nagu täiesti veel eraldi teema, mida võiks arutada pikemalt on ju. Aga et juhul, kui tuleb mingisugune nii-öelda uus standard välja, siis nii faili esitusviis, mitte standard. Standardeid on piisavalt palju, loodetavasti neid juurde ei tule. Et kui tuleb mingi uus faili esitusviis välja, ka see ei ole tegelikult katastroof. Et ka sellisel juhul, et kui on digidokiga allkirjastatud, siis digidoki mõttes ei ole ju mingit vahet, kas see allkiri on antud sinna kas ID-kaardi, smart ID-ga või mobiili ID-ga. Tegelikult me saame sama konteineri on ju. Nüüd täpselt sama loogika hakkab kehtima tulevikus ka, selles samasse konteinerisse antakse allkiri lihtsalt walletiga. See asi on tehniliselt väga palju keerukam. Ma loodan, et Kybernetica lahendab selle Eestis ära jällegi, aga laias laastus allkirjastamise osas poole poolest mina väga ei muretse, et halvemaks olukord minna ei saa. Paremaks läheb päris kindlasti, sellepärast, et vaadates, kuidas praegu tehakse üks nendest kasutusjuhtide projektidest, seal on eraldi kasutusjuht, on digiallkirja kasutusjuht ja seal vaadates seda, kahjuks me peame ütlema seda, et ilmselt leiab Euroopas laiema kasutuse Austria variant, mitte Eesti oma, aga see erinevus ei ole väga suur, aga lihtsalt on läinud niimoodi, et austrlased lihtsalt on olnud tublid, uskunud endasse ja on teinud väga palju tööd, et nende lahendused muutuksid ka niimoodi Euroopas laialt kasutatavaks. Aga jällegi võinuks minna halvemini, et esimesed referents walletid, mida tehakse, nad ei loo meile tuttavat ASIC konteinerit, aga ei ole mitte mingisugust takistust, et Eestis loodav ja jätkuvalt tehtav digidok on ja jätkuvalt RIA poolt tellitav digidok, tunnistab seda, tekitab selle sama ASIC konteineri ilusti, nii et jätkuvalt. Jah, EIDAS 1 on suhteliselt, ütleme, metsikult feilinud, aga jätkuvalt mina usun, et EIDAS 2-ga lähevad asjad paremaks. Kas EIDAS 2 teeb asju paremaks maailma lõpuni? Kindlasti mitte. Üks kommentar selle EIDAS 2 koha pealt, teile suhe pealt allkirja vaatast ei muutugi midagi. Ei. See olles hästi palju väljaspoolist töötanud väljaspool Eestit ja vaadanud väljaspoolt, mis toimub siiapoole, siis peamine küsimus on lihtsalt ikkagi dokumentide puhul lähenemine, et kas ma allkirjastama konteinerit või dokumenti ennast. Enamik dokumendisaldussüsteem, mis maailmas täna on dokumendipõhised ja nad ei toeta konteinerit. Ja seega nad ei saagi seda vastu võtta, nad ei saa seda oma süsteemis avada ja nii edasi, et see probleem ei lahenegi mitte kunagi, kuniks nad konteinerit toetama ei hakka. Just. Ja nad ei hakka seda. Ja, väga üle andmepõhisesse lähenemisse ja ilma, et kuskile konteineri vahele üldse jääb. Ma olen sellega absoluutselt nõus. See, miks Eestis võeti kasutusele, see Eesti konteineri kasutus on oma ajalooga, läheb juba sinna, ütleme sinna nii-öelda B-doki aegadesse välja. Ja ka siis mängis Kybernetica seal, ütleme, kriitilist rolli. Aga kuna, ja teine asi on see, et mitte kusagil, praktiliselt mitte kusagil Euroopas ei kasutata nagu digiallkirjastamist nii intensiivselt kui meie siin Eestis.
ehk siis noh, meie oleme harjunud sellega, et me paneme suvalise asja konteinerisse ja paneme see argi ja laksti peale. Keskmise Euroopale ja üle maailma on dokument eelkõige dokument, mida me loeme, ehk siis PDF-fail, mis on vaja allkirjastada ja kuna kõik dokumendid on niikuinii alati PDF-failid, siis ei ole mitte mingit põhjust seda panna konteinerisse, kui seda saab allkirja panna PDF-i. Ja muide, ka Eesti ID-kaardiga saab panna Acrobaatiga täiesti kvalifitseeritud allkirja PDF-ile külge ja see asi töötab. Erinevalt. Ja ma hakkasin mõtlema, et minu jutu peal põhimõtteliselt võiks allkirjastada ka pilves jookstvat virtuaalmasinat, kus dokument on desktopil nagu TXT-failina või vahet pole. Teeks asja veel keerulisemaks. Ja ütleme vastavalt EIDASele, et meie siin ütleme seda, et allkirjastamine ja nii edasi, et tegelikult EIDASe mõttes on veel kaks asja. Füüsiliste isikute puhul on allkiri, juriidiliste isikute puhul on digitempel. Ehk siis näiteks, kui meie siin ütleme, oleme harjunud sellega, et ma laadin pangast endale allkirjastatud väljavõtte, siis tegelikult vastavalt EIDASele ei ole see allkirjastatud, vaid see on digitembeldatud. Okei. Rainer, sul oli kommentaar ja siis meil on seal küsimus. Ja, kommentaar võib-olla seostubki sellega, et kui mina tahan allkirjastada mingisugust asja või tõendada mingit dokumenti ja saata seda Saksamaale, see on see, mida see digikukkur kogu oma lahendustega peaks nagu adresseerima ja lahendama. Just. Samamoodi Saksamaalt tuleb klient siia, avab konto ja ta tahab hakata allkirjastama oma lahendusega siis, ma ei tea, autoliisingu lepingut. Seda ta peaks ka saama teha, et need asjad tuleb selle protsessi käigus siin ära lahendada, et kui me räägime raudselt enda asjadest nii, nagu meil täna nad on, siis on küll olukord tõenäoliselt sarnane, et ta ei hakkagi tööle, aga ta peab hakkama, et see on see mõte. Jah, see on mõte on selles, et digikukrust kasutatakse rohkemas maades, kui on praegu reaalselt töötavaid EIDAS gateway'sid. Ja see ei ole kõrge barjäär. Sakslased on õnneks ümber vaatamas oma isikukoodi poliitikat ja eelmisel aastal juba võtsid põhimõtteliselt otsuse vastu, et meil tuleb isikukood, mis on avalik number, ehk tänane salajane number muutub avalikuks. See on fantastiline. See on fantastiline areng ja mul on ainult hea meel, kui aina rohkem maid selle võtame endal siin riigis kasutusele, aga jätkuvalt cross-border või üle piiri maade vahe ikkagi cross-border kasutusjuhtudes see isikukood väidan, et ei oma mitte mingisugust tähendust. Mul tekkis selline riukalik plaan, kui te ütlesite, et kui see keegi logib oma digikukruga, ütleme riigist, mis vihkab isikukoode ja identifikaatorid, olgu see Saksamaa või Suurbritannia vist on samasugune, et piisab, kui ta logib korra oma digikukruga mingisse Eesti teenusesse, ta saab selle isikukoodi. Et me võiksime põhimõtteliselt kõikide inglaste isikukoodistamise outsource ida, et nad kõik logivad korra Eesti süsteemi sisse ja ongi isikukood olemas. Aga sul oli küsimus. Ja, ma võib-olla tuleks korra veel tagasi selle digiraha juurde, nüüd on hästi palju läinud selle initseerimise juurde. Et see digirahast on päris pikalt räägitud. Mul on kaks poolt, et kas nüüd on mingi nägemus, et mis aastal siis see võiks juhtuda. Ja võib-olla teine pool ikkagi ma küsiks selle praktilist kasutusjuhtude poolest natuke seda, et ma arvan, et ta ei ole päris krüpto, krüptovõru on see, et sa peidadki mingid tehingud ära. Ma arvan, et see ei ole Euroopa Liidu idee. Et mis võiks olla need praktilised kasutusjuhendid, sest sellest tavainimest see väga ei huvita, et ta visa on Ameerika. Tal võiks olla mingid sellised praktilised kasutusjuhendid, kas on see, et jätame näiteks pankade makseterminalid kuskil poest kõrvale või mis need võiks olla? Ajaraami osas võib-olla on siin lihtne mõni indikatsioon anda, et me eelmise aasta novembrist alustasime siis ettevalmistusetappi, mis on 2 aastat. Ja paralleelselt käib menetlus digieuro määrusega. Ja kogu selle edasimineku aluseks on, et digieuro määrus võetakse vastu, et siis saab Euroopa Keskpanga nõukogu teha otsused, kas me nüüd liigume edasi ja hakkame arendama. Ja see on 25. november on see otsuse koht, et kas me nüüd liigume siis mingisugustesse pilootide arendamisse või nagu päriselt. On tehtud katsetus ja kõik ja seda me praegu teeme, kirjutame reegleid kokku, täpsustame kasutusjuhte,
kasutusjuhtudest rääkides me räägime isikuvahelistest maksetest, me räägime maksetest poes ja e-kaubanduses ja hästi konkreetselt on seal juures ka see, et riigil on võimalik maksta inimestele, ma ei tea, toetust või no mis iganes on ju, ka digieuros. Et riigivahelised maksed ka, et me räägi ettevõtete vahelistest maksetest, et seal on oma nüansid on ju. Et need on need fookused. Nüüd rääkides sellest, et kas kaotada ühte või teist asja ära, et siis ma alguses juba korra märkisin ja ma märgin veel üle, et selle mõte ongi, et meil ongi erinevad rööpapaarid, et kui üks ei toimi, meil on alati võimalik kasutada teist, et siin ei saa rääkida, et poes nüüd hakkame digieuros maksma ja kaardimaksed ei aktsepteeri või sularaha ei aktsepteeri, et need peaksid jääma kõik sinna juurde. Mida ma märkisin korra ka, et just see kaupmehe teenustasud digieuro puhul, et need ka regulatsioonis seatakse referentsid, et oleks konkurentsivõimelised. Ütleme nii, et digieuro oleks võimalikult soodne ja ma juba ütlesin ka, et inimesel digieuro kasutamine saab olema tasuta ja taristu ise on ka avaliku teenusena, ei ole seal teenustasusi maksete töötlemisel või siis skeemitasusi, mis on muidu kommertsskeemides nagu juures. Et need on võib-olla need erisused tavapärasest, ja mis sealt nii-öelda nende kasutusjuhtude pealt siis luuakse, seda näitab aeg. Et praegu hästi palju on seda ja ma tõesti Eestis vaadates, kuidas meil maksed toimivad ja toimivad väga hästi ja igal pool saab põhimõtteliselt maksta, et traditsiooniline küsimus, mis probleemi me lahendame. Tegelikult võikski olla kasutada oma asju praegu edasi, aga nagu ma alguses ütlesin, et meil on hästi konkreetselt on see kriisivalmiduse narratiiv. Jah, võiks jälle öelda, et kas nii suurt investeeringut on vaja selleks, et tagada kriisivalmidus, et me paralleelselt oleme tegelemas ka sellega, et kaardimakseid saaks offline'is teha, andmas inimestele sõnumeid, et hoidke sularaha kodus ja tegelemas sellega, et kaupmehed aktsepteeriksid sularaha ja et sularaha oleks võimalik kätte saada. Aga lihtsalt inimeste tarbimisharjumused ongi erinevad ja need inimesed, kes on rohkem digitaalsete lahenduste tarbijad, et siis nendel peab ka olema võimalusi, et neid ei saa ka sundida, et nüüd mine tagasi, ma ei tea, 10 aastat tagasi ei muuda oma harjumusi, et inimesed oma harjumusi muudavad väga vähe. Ja tõesti, ja ma täna nüüd juba 3. kord ütlen, et sularaha võiks taskus nagu ka olla ja mul endal isegi elektrooniliste maksete inimesena alati on, et poes saaks maksta. Aga kui me vaatame nii-öelda laia pilti, siin hiljaaegu mõni kuu tagasi oli kaardimaksetes katkestus, kus üle poolte müügikohtadest ei võtnud kaardimakseid vastu. Ja olid järjekorrad ATM-ide taga, inimestel probleemid, et õnneks see kestis ainult tund aega. Segadus oli suur. UK-s on olnud ka pikem katkestus isegi olnud ja see on tõsine probleem, see on juba tekib kaos, et sellepärast neid asju tulebki teha ja tänane keskkond on lihtsalt selliseks muutunud, et see on nagu, ma ei tea, kõlab võib-olla julmalt öelda või arrogantselt isegi, et see on cost of doing business, et tänases keskkonnas, et tulebki investeerida erinevatest asjadest. Aga jah. Üks täpsustus ainult, et selles mõttes idee iseenesest ma arvan õilis ja kõik ma pigem üritasin just mõelda neid use cases, olema ausad, et mina ise olin ka 2 aastat tagasi poes ja ei saanud maksta, aga sellegi poolest mul ei ole viimased 5 aastat sularaha olnud. Mingi osa, nagu ma juba ütlesin, et kaupmehele ta tasuta ei ole, et kaupmehel ikka mingisugused teenustasud on ja sealt seal lihtsalt seatakse reeglid, et mida ja kui palju pangad saavad selle teenusest küsida, sest kahtlemata seal pank pakub teenust, nagu kaardimakse puhulgi digieuro vastuvõtmise teenust kaupmehele ja seal on omad kulud, mis tuleb nii-öelda tasa teenida.
lihtsalt ei ole täiendavaid kulusid, mida praegu makstakse Eestist välja, et neid ei ole. Ja nüüd on küsimus, et kuidas siis digieurosüsteemis neid kulusid kaetakse, et see on nüüd sarnane loogika, nagu on sularaha puhul, et sularaha me ka toodame ja anname ringlusesse, emiteerime ja anname ringlusesse. Ja sealt keskpank teenib nii-öelda seda senioraaži tulu, et selle digieuro puhul põhimõtteliselt see saab olema sarnaselt kaetud. Küsimus on turvalisuse kohta loomulikult ka õhus, on ju. Ma võib-olla Mattias küsiks sinu käest seda, ma küsiks nii, et kas me võime öelda, et kogu see digikukru värk on just täpselt niisama turvaline nagu praegu, ma ei tea, mobiilidee ja smartidee, et see on niisama turvaline, kui turvaliseks kübernetika või RIA või keegi selle kirjutab või lisandub sinna mingisuguseid väliseid, mingid vektorid või tegureid on ju, mida meil oma tänastes süsteemides ei ole ja millega me peame arvestama hakkama? See on väga hea küsimus. Ma arvan seda, et esiteks, kuna see süsteem läheb suuremaks, sellega saab rohkem asju teha, siis juba oma olemuselt see tähendab seda, et turvalisus läheb alla. Samuti, siin on üks huvitav näide ühest rünnakust, mis võib selle süsteemiga võimalik olla. Et võib-olla see on väga spetsiifiline asi, aga lihtsalt, et tuua mingeid elulisi näiteid. Kukrusse on nagu 2 erinevat funktsionaalsust. Üks on see, et sa saad võrgus oma dokumente esitada, teine on see, et sa saad näost näkku, ma ei tea, klubi ukse ees turvamehele. Ikkagi näitan ekraanilt siis või? Ei. Ja võt seal ongi see konks nüüd, et tegelikult siin väga häid lahendusi ei ole, aga turvamees palub sulle, et palun näita ja ta näitab sulle jälle QR-koodi. Et oma valletiga kontrollida seda, et kas su dokument on õige või mitte. Aga sa ei saa päris kindel olla, et ta päriselt sulle näitab valleti QR-koodi. Et kui ta näitab sulle QR-koodi ja kui sa panka desktopis sisse logides need QR-koodi, et siis tegelikult ju see on täpselt sama. Mida sa nüüd täpselt autendid on küsimus. Just. Ja okei, me kõik loodame, et inimesed on tähelepanelikud. Ja just nimelt, nad ei ole absoluutselt tähelepanelikud. Et see on üks väike näide, kus nüüd see turvamees saab sind rünnata digitaalidentiteedi mõttes. Et see ei ole võib-olla kõige aktuaalsem, eks ole, silmast silma, sa nägid, sa tead umbes, kellega sa suhtlesid, kes identiteedi röövis, aga see on üks näide sellest, kuidas mida suuremaks me seda süsteemi ehitame, seda rohkem tekib erinevaid selliseid ründevektoreid. Aga selline väline, laia ulatuslik rünnak, ütleme, et hiinlased võtavad maha, et kas see tõenäosus kuidagi hüppeliselt suureneb? Ma arvan, et siin jälle pigem jälle vaata vastu, või sa mõtled mahavõtmise all nüüd mida? Et kui me... Ma ei tea, jooksevalt, ei saa, Rainer ütleb, et meil on kogu see digieuro näiteks on selleks, et juba hea, et ei kuku maha, äkki kukub, või et äkki kopeerivad meie identiteedid kõik kuhugi oma serverisse või teevad sellise keskse nagu rünnaku. Sellisel juhul jällegi peaks väga selge olema, et kui meil tekib uus süsteem juurde, siis on üks lisapunkt, mida tuleb maha võtta. Et selle koha pealt kindlasti kukrutulek tekitab meil sükest kindlust juurde, et mingisugune süsteem ikka töötab. Jah. Selle sama teema jätkuks tegelikult. Vaata, kui praegu meil pakub 3 identiteediteenust, mida sa enne mainisid, üks asutus on SK. Nendel probleemi siis identiteeti toimi ja on ette tulnud. Kogu see digikukru juures on öeldud ka, et sa peaksid saama seda ka ilma andmesideta ju kasutada enda tuvastamiseks ja asjade kinnitamiseks. Et kas see siis on nüüd digitaalselt ka võimalik, et täna on see võimalik, ID-kaardiga on võimalik, kui sa teatud nii-öelda arendused teed endal ja tühistusnimekirju alla laadid ja nii edasi, et saad ennast tuvastada, allkirja anda ei saa. Aga kuidas siis kas see digikukkur nagu kerksust meil siis tõstab selles mõttes, et kui sul on ikkagi sõltuvus kesksest osapoolest, keda on võimalik maha tõmmata? See sõltuvus läheb kohati väiksemaks. Et me ei ole väga palju privaatsuse teemal täna rääkinud, meil vist aeg saab kohe otsa. 2 minutit. Aga üks suur eesmärk just Euroopa Liidus on see, et ka ei oleks võimalik keskelt jälgida neid kukrus tehtavad toimingud, et kuhu sa sisse logid ja nii edasi. Et tegelikult kukkur suhtleb nende e-teenustega otse, et kukkur räägibki pangaga. Et täna, kui sa Smart ID-ga sisse logid, siis see läheb läbi SK, kukruga see sama
see suhtlus toimubki siis, kui ma enne kirjeldasin, kuidas rakenduses suunatakse sind pangarakendusest tagasi Kukru rakendusse, et see suhtlus on seal ümbersuunamise sees, see on sinu enda telefonis ja sellest kuhugi väljapoole logisid ei tohiks jääda. Sama hästi võib Rainer küsida selle digieuro kohta, et sa ütled, et see on justkui natuke nagu sularaha on ju. Võib-olla tuleb Euroopa Liidus mõnel päeval kellelgi mõte, et aga vaatame, et kas sa ostsid porgandeid või suitsu on ju, ja vastavalt sellele tuleb su sotsiaalmaks suurem või väiksem on ju. Selle kohta ma pean kommenteerima, seepärast, et digieuro määrus, see õigusraam, mida praegu pannaksegi paika, see seda privaatsust tõstab hästi esile ja just nende võrguväliste maksete puhul see ongi nii-öelda ootus. Kui seda seal sees ei oleks, siis ma arvan, et seda õigusraamistikku ei tuleks ka. Et see on nagu Euroopas ja suurtes riikides nagu prioriteet üks teema, et sul on võimalik teha siis maksed digitaalselt ka nii privaatselt kui sularahaga. Aga seal antakse kompromiss alati, et sul antakse nagu väike aken kõigi regulatsioonidega kooskõlas olla ja tagada turvalisus ka laiemas mõttes, et ei oleks sul, nagu ma ütlesin, et kogu see terrorismi rahastus, rahapesu, kõik need asjad, kõiki neid reeglid tuleb ju täita. Päris viimase asjana, tõesti, kell on pool. Kas kogu selle Kukru värgil on mingi kuupäev, mingi tähtaeg ka? Me oleme siin rääkinud, kunas, mis päeval ma siis nagu laen selle oma telefoni? Ma ei tea, mina ei tea. Sa esitasid kaks küsimust, kaks täiesti eraldi küsimust. Et tegelikult on olemas konkreetne kuupäev, mille kohaselt EIDAS määruse järgi peavad liikmesriigid Kukru tegema oma kodanikele kättesaadav. Ja see kuupäev on? See kuupäev on 3. november 2026 minu meelest. Jah, aga see ühe tärniga. Nii. Tärn on see, et Euroopa Komisjon peab veel vastu võtma rakendusaktid. Okay. Ja paneme tähele, et see on just nimelt see, et liikmesmaad peavad tegema selle Kukru kättesaadavaks. Kas see tähendab seda, et mina ja sina Eestis saame selle oma mobiili laadida? See on juba teine küsimus, millest peaks Eestis tegema väga palju tööd, et see juhtuks. Sellepärast, et seaduses võib olla igasuguseid asju kirjas, aga kui keegi selle nimel väga palju tööd ei tee, siis seadus ütleb ka seda, et tegelikult sa ei peaks varastama. Ei, aga kuidas sa siis nüüd defineeriksid seda pean tegema kättesaadavaks? Kuidas seda veel saab defineerida, et see on kuskil ühes kohas on? See on selle mõttes, et jah, et see on otse kohalduv Euroopa. Ma loodan praegu niimoodi, ma kogu aeg vaatan ministeeriumi esindaja poole, et ma ei eksi, aga see on otse kohalduv Euroopa Liidu määrus, mille kohaselt, kui Eesti riik seda enda elanikele kättesaadavaks ei tee, siis on Eesti riik seda määrust rikkunud. Millised on karistused ja kes kuhu nii-öelda, ütleme naljaviluks nii-öelda suhkrutrahvi saab ja kas saab. See on, ütleme juba realiteetide küsimus on ju. Nii. 32 on muide kell, aga okei. Võib-olla lihtsalt nagu täpsustuseks, et selge digieuro puhul on ju sama, et sul lõpuks tekib mingisugune kuupäev, mis hetkest sa seda nii-öelda turule tood, inimene saab äppi seda Kukrut endale alla laadida ja on kuupäev, mis hetkest, ma ei tea, pangad ja riik ja muud asjad seda peavad nagu lugema ja aksepteerima. Aga see on vabatahtlik inimesele, kas ta selle enda telefoni laadib ja kasutusele võtab. Samamoodi saab digieuro puhul ka olema. Et kaupmehed peavad aksepteerima, aga inimene, et kas ma selle oma telefoni panen ja hakkan kasutama, et seda ei reguleeri mitte miski. Ehk siis 3. novembril aastal 2026 me kindlasti teame, et kindlasti töötab väga hästi ID-kaart, kellel on ID-kaardi lugeja. Kindlasti töötab väga hästi Smart ID, kellel on olemas vastav leping SK-ga. Ja võib-olla on olemas digikukkur. Aga see on hea. Me kohtume augustis 2027. Siis on sellest üle poole aasta möödas, kui me oleme juba kõik kukrud kasutanud ja teeme kokkuvõtteid, et kuidas on. Aitäh teile ja aitäh publikule.